No tervist, tervist. Mõtlesin, et tulen täna Lestale. Mul on nädal aega on puhkus ja nüüd olen paar päeva olen kodus remonti teinud, kipsi ja pahtliga möllanud, et kopp on ees, et tulen natuke naudin puhkus ka. Mõtlesin, et tulen proovin lesta püüda. Kuigi ilmateade näitab kogu aeg vihma, no ega siin ei saagi muud teha, kui ainult kodus remonti, sest välja minna sikliga sõitma ei saa, et kogu aeg on nii sitad ilmad. Ma ei tea, siin metsas nagu ei ole eriti tuult, aga meri kohiseb küll, eks siis näha ole, et palju seda lainet on. Ja midagi, lähme üritame, mõne lesta võiks ikka saada. See aasta pole käinudki. Täna on juba 18. september. Tavaliselt ma olen ikka hulka varem käinud üritamas siin. Isegi päike vahepeal piilub. Mõtlesin, ja nii vara ma ei ole kunagi lestale tulnud nagu täna. Kell on mingi veerand 1, ma olen juba siin. Ma vaatasin, et mingi 9 paiku või niimoodi hakkab vihma sadama, et proovin valges püüda. Kui tuleb, siis tuleb, ei tule, saab lihtsalt chillida rannas ja tuule käes olla. Valget jänest peal pole. Ehk saab visata midagi. Üks ainuke entusiast on veel peale minu. Väiksesse parklasse tulin. Ja täitsa siia samasse jääda. Loodame, et sodi väga ei ole. Selline pole eriti mingit lainetust, normaalne. Kell 1 sain ridvad sisse. Tuul on tegelikult päris kõva. Aga nagu vasakult poolt, sealt poolt tuleb kuskilt, nii et Aga temperatuur iseenesest on soe, mingi 16-17 kraadi. Üksi passin, kedagi rohkem pole. Nii vara nagu ei olegi. Ise ma olen ka esimest korda nii lõuna ajal juba lestale tulnud. Aga see härrasmees, kes siit ära läks, sellel oli niimoodi, et ta eile õhtu tuli kella 9-st kella 3-ni püüdis. Siis ta sai 4 lesta ja 1 mudila. Ja siis ta kolis hommikul siia väiksesse parklasse, eile ta püüdis suurest parklast. Ja siit väiksest parklast ta täna hommikul ei ole mitte tonksugi ei saanud, et ta läks nagu ära, loobus. Ja siis ma nüüd panin ridvad sisse ja üksi püüan rannas ja chill. Vähemalt on soe olla, peaasi, et vihma sadama ei hakka, selle tuule veel kannatab ära. Aga vaatame, mis päev toob. Ridvad on ilusti sees. Niimoodi. Ja. Tuul puhub päris magusalt. Okei, vaatame, mis saab. Seal on ilus selge taevas. Äge pilv on. Ikka pilvin on see värk. Midagi siin esimese ridva juures toimub. Vaatame, mis värk on. Kuidagi hakkas niimoodi rapsima. Lest võtab korra ära ja on kõik. Oleks, et ainult see mudila räibe ei ole.
keegi on otsas küll. Vist. See on alati selline tunne, et keegi on otsas. Säinas või? Seinapurakas, normaalse suurusega. Siuke elukas. Muidu ma ei osanud selle säinaga nagu midagi teha, aga nüüd ma vaatasin retsepte, et saab teha mingit äkist või midagi. Normaalne. Seinapoisi ma võtan seekord kaasa. Mõõtsin ära 44 senti, minu seina alammõõt on 38, et parast paks poiss oli. Aga võttis hoopis teistmoodi kui lesta ja ridva ots hakkas tõmblema kohe räigelt. Aga tore, et midagi on saadud. Pulli pärast kaalun ära ka. Mis ta on siis? Kilo 7 või kilo 3. Kilone poiss. Nii, ilm läheb hoopis ilusaks. Päike tuli välja. Üks lestapoiss tuli ka ikka lõpuks. Nii kõva tuul on, et ega eriti ritvadest aru ei saa. Et lihtsalt kontrollimise käigus näed, kas on kala või ei ole. Kuna võttusid eriti ei näe tuule pärast, siis tuleb lihtsalt mingi iga poole tunni tagant välja kerida ja vaadata, kas sööt on üldse otsas. Võib ka olla, et ei ole midagi otsas ja ootad siin tühja. See kõrvale tuli ka mingisugune vend. See sai ka säina. Säina ja lesta vist ka minu arust. Teeb ka mingid filmi seal, tal on lausa see 3 jalg kaasas, mille peal kaamera on nagu. Ta sai järgmise säina kätte. Tahaks ikka lesta saada. Mul selle säina peale eriti nagu isu pole, aga eks ma lesta tahaks nagu rohkem saada. Aga eks peab võtma, mida saab. muidu ei saa üldse midagi. 2 kala on siiamaani saadud, kell on 4 läbi. Et pole nagu eriti räiget võttu. Kurat, sellel rullil mul
avastasin, et mingi sasi on sees ja pidin natuke tamiili vähemaks võtma. Nüüd on niimoodi, et viskan rulli tamiili lõppu ära, kuradi jääb lõpusõlme peale plaks pidama. Peaasi, et siis sõlm järgi ei anna, siis lendab kogu see rakendus minema mul. Ma võtan iga kord need kellukaarsed ära, muidu on rõve kuradi kolin kogu aeg, kui sa siin tegeled selle ridvaga. Eks ta tüütu on natuke, aga kurat, vesi tuleb juba siia nende torudeni välja. Aga sodi väga ei ole midagi. Kurat, see on ainuke ritt, kus mul on 3 rakendus, kus on 3 konksu. Nüüd võiks kohe 3 kala tulla. Ja märgune nagu. Ja, esimene sööt paistab, teine sööt paistab, 3. sööt paistab. Mette kottigi, nagu öeldakse. Nüüd esimene ritt tegi ka mingi imelikke liigutusi. Äkki tuli keegi, ma ei tea. Oba! Mitte tuulega liigutusi, siukese järsimeni. Aga tuleb küll kergelt. Teinekord, kui lest on otsas, siis on ka niimoodi, et ta tuleb kergelt, lest ujub kaasa. Aitab tina tassida. Aga ega enne teada ei saa, kui kaldal on. Esimene on tühi. Oh Jeesus. Mis asi see on? Lest on küll. Lestalaadne toode on see. Aga ikkagi ritt näitas, et ta midagi nokkib seal. Jep. Kurat, kui sellise tüütama hakkavad, vaata, ma lõikasin ühe selle väiksemaks. Ühe toore kreveti lõikasin väiksemaks ja kohe tulevad mingid kuradi mänguasjad otsa. Peab vist ikka suurema panema. See on nagu haugipüügil. Paned suurema londi, saad suurema haugi. Siin paned suurema kreveti, saad suurema lesta. Saad sa jee. Ja kui üldse saad midagi. Aga jah. Vähemalt mingi liikumine oli. Kurat. See on ju küll käntsakas. On see kild või käntsakas, ma ei tea. Paraskas, et peavad ikka lõual laiali minema, et siuke suhu või ometi kuradi võtavad. Nii. Paneme siis tagasi. Põhimõtteliselt lõpetan pulli ära, kuigi kell on alles 7. Ma vaatasin telefonist, et luba väikese tormi ja kuradi taevas on ka siuke väga ähvardav seal taga. Ma siia vihma kätte ka ei viitsi nagu jääda. Siia paar meest on juurde tulnud. Nüüd tulid siia püüdma. Ma ei tea, nad ilma teadet ei vaadanud või on neil pohvik. Pohvikast sajab või ei saja. Aga ma mõtlen, et mulle aitab küll, et jäi siis niimoodi, et 1 seinas ja 2 lesta.
midagi ikka, on ka mindud siit Perekülast nii, et mitte midagi pole saanud. Et jääb siis seekord nii. Kahju jah, lesta oleks küll tahtnud. No, taevas on päris tume seal taga ikka küll. See teine kutt, kes siin oli kõrval, kes ka seinast sai, see pani ka kähku asjad kokku ja minema. Nüüd on mingi 3 venda uut tulnud, kes nüüd hakkavad püüdma. Aga okei, seekord läks siis niimoodi. Ma olen siin ikka lestal käinud küll ja veel. Ja siukest asja, et täna tuli siuke auto. Keskkonnaamet ja küsis seda püügiluba ja mõõtis kalale ja päris pekis. Ma vaatasin, mul üks lest on kuradi siuke peopesa suurune, mul on peopesa 15, ma arvasin kogu aeg, et alammõõt on 15, kui tuleb välja, et 18. Ja siis mõõdeti ära ja õnneks oli 20, nii et oleks mingi kuradi lesta pärast jama kaelasel. Aga see on jah, aastate jooksul esimest korda siuke pull, et lausa küsiti püügiõigust.